Anyways, see vlogi on nüüd pühendatud minu kodulinnale Tallinnale. Täna siis teeme väikse tiiru Tallinna vanalinnas ja vaatame, kui ilus ja maagiline on Tallinn jõulude pühade ajal. Nii et lähmegi vaatame, mis siin kõik lõbusat teha saab. Meil oli kõigepealt plaan tulla siia Harju tänava uisuplatsile uisutama, aga siin on megapikk järjekord, siis nagu ei teagi, et mille pärast on võib-olla sellepärast, et kuna on koroona ja siis nad nagu üritavad piirata seda, kui palju inimesi korraga seal uisuplatsi peal on. Ja siis ma ei teagi, kas me ootame või me ei oota, ma ei tea, mis saab. Ma actually kardan see jää peale minnes, et eelmine kord, kui ma siit nagu läksin jää peale, ma panin kohe käpuli, sest et see jää oli liiga libe, aga... väiksena tasemel uisutama, ma käisin mega tihti uisutamas ja mul tuli see väga hästi välja. Aga ma olen seda vahepeal harjutanud ja nagu poega teiga. See on kaida hirmus. Igatahes, kuna kell on tegelikult suht palju juba, kell on 3 täpselt, siis, ja me pole täna lõunat söönud, siis me mõtlesimegi, et lähme võtame vahepeal väikse ampsu. Nii et lähme vaatame sinna La Primasse ja lähme võtame natuke pitsat. Siis mingid restoranid vanalinnas pakuvad maitserännakut. Põhimõtteliselt see on selline asi, et erinevad restoranid on pannud siis välja oma signatuurampsud ja joogid ja siis saad neid 5 euro eest proovida. Meiega tellisime siin selle ühe signatuurampsu ja siis veel lisaks ühe pitsa. Või siis on olemas ka selline asi nagu vanalinna suur jõulumenüü ehk põhimõtteliselt saad ühes restoranis proovida midagi prantsuse pärast eelrooga, teises võtad mingi pearoa ja kolmandas restoranis üldse mingi magustoid, et saad ise nagu vaadata, kus sa midagi tahad, et saad erinevaid stiile või toidustiile või neid erinevaid toidumaitseid proovida prantsuse pärast kööki ja erinevaid kööke. Anyways, nii et jah, ootame nüüd oma toidu ära ja vaatame, kuidas see kõik maitseb. Kas on taadid? Proovime siis seda, kuidas see maitseb. Väga maitseb, nagu ma ei oska nagu väga mingit nagu toitu hinnata, aga või väga spetsiifiliselt sellest rääkida, lihtsalt nagu minule segades täiega meeldib, täiega mõnus. Siin murdub. Ja küll ma võtan lihtsalt kõik. Ja siis on ka selline asi, et Viru tänaval on tantsivad ja laulvad aknad, siis kokku 4 nädalavahetust, iga nädalavahetus ühe korra, siis nagu ongi vahepeal laulvad aknad, siis tantsivad aknad ja kohe peaks ka siin nii-öelda see tantsivad aknad siis pihta hakkama või siis see show. Nii et vaatame. Ja nüüd me läheme minu lemmikkohta Tallinna vanalinnas jõulude ajal ja see on Raekoja plats. I mean, nagu see jõulukuus, mis seal on, see on alati nii ilus ja jõuluturg ja kõik see lihtsalt näeb nii siuke ilus välja ja see on maks siuke Christmas vibes. Nii et olen excited.
Siis Olde Hansamandid on ka mu head nagu lemmikud. Siis me just alutasime endast mööda nagu see lõhn, mis sealt tuleb, see on lihtsalt nagu nii hea, et ma pean pärast neid mandleid ka ostma, sest ma ei saa. Sest iga kord, kui ma mööda alutan, ma ostan neid mandleid nagu. Ja see on Tallinna jõuluturg. Võite kommentaarides märku anda, et kui palju out of 10 teile see meeldib. See on nii nagu ilus, see ei ole nagu väga suur, aga ta ongi siuke nagu pisikene, nagu cute ja siuke nagu hubane lihtsalt. Täiega mõnus. Me vaatame ringi. Siin on jõuluvanamaja. Kui ma väike olin, siis ma käisin reaalselt iga aasta jõuludel siin. Ja siis sa saad jõuluvanale luuletust lugema minna ja siis sa saad kommi. Nii et nagu, ma ei tea, sest oli nagu mu lemmikasi alati mida teha. Ma tulin lihtsalt siia Raekoja platsi lihtsalt ainult selle pärast, et ma saaksin jõuluvana juurde minna ja kommi nagu. Olid ajad. Ja nüüd me oleme mandli ostu järjekorras. 4 raha. Ta on nii head, see on isegi soojal veel. Nii et kui keegi tuleb vanalinna kunagi, siis soojalt soovitan teil proovida neid Olde Hansa mandleid, kui te ei ole veel neid proovinud. Ja minu lemmikud on just need magusad mandlid. Väga head. Nii et ma arvan, et nüüd ongi hea hetk see vlogi lõpetada. Ja ma loodan, et teile meeldis, saite natuke rohkem aimu, milline on Tallinna vanalinn jõulude pühade ajal. Kui keegi on varem Tallinnas käinud või Tallinna vanalinnas käinud, siis jaa, aga ega ei olegi midagi muud, kui et kui sulle meeldis see video, siis jäta pöial ülesse, ära unusta subscribe ida ja näeme juba järgmisel korral. Tšau!